mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juhtimiskoolitajad Aili Nurmeots ja Ruti Einpalu arutavad, kas keerata vasakule või paremale, põhja või lõunasse või muidu võid sattuda tupikusse. Jälgi päriselu juhtumitega juhtimispodcasti. Juht ristteel. Tähelepanu, tegemist on päriselu juhtumitega. Enne pimesi kasutamist soovitame järele mõelda. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu Ruti ja Ailiga. Juht ristteel. Olen tiimijuht. Mul on uus roll, minu tööülesanded on muutunud ja minu vastutuse piirid on oluliselt laienenud. Lisaks muutus ka minu juht. Võtan asja väga tõsiselt, pingutan tugevalt, et oma uuest rollis õnnestuda. Mina ja minu uus juht, me mõlemad oleme kogenud tegijad meie organisatsioonis. Tema muidugi kõrgemal positsioonil. Varem me pole kokku puutunud. Iga päev on meil Teamsi tiimivestlused. Viimastel nädalatel aga ma pidevalt kogen, et ta seab minu ettepanekud kahtluse alla ja lükkab tagasi. Tunnen ennast järjest ebakindlamalt, tegelen endaga, aga ebakompetentsuse ja ebakindluse tunne süveneb. Ma olen juba läbi mõelnud ka selle, et mida ma teen, kui ma uues rollis hakkama ei saa. Siiski olen otsustanud anda uuele juhile tagasisidet. Tahaksin kuulda teie mõtteid. Tere ja rõõm jälle kohtuda, hea kuulaja. Mina olen Aili ja minuga koos on siin Ruti ja täna me räägime juhile tagasiside andmisest. Ruti, mida sina kuulsid siit Meelise loost? No tere hommikust minu poolt ka. Kõigepealt siis, et see on tagasiside ülespoole ehk siis juhile. Tagasiside on, mina usun isiklikult, et tagasiside on üleüldse üks keerukamaid tööriistu. Ja tagasiside ülespoole ehk siis võimu vastu veel eriti. Ja miks ta on siis keeruline? Ma arvan, et ta väga sageli tegelikult ei anna tulemust. Et me siis kogeme, et näed sa, ütlesin küll, natuke võib-olla muutuski, aga lõpuks on ikka kõik samamoodi nagu alati. Ehk siis, ja väga sageli me tegelikult võib-olla leiame ka ennast ütlemaks, et andsin tagasiside, et ei võtnud vastu, läks kaitsesse. Ehk siis tagasiside andmine ja kaitsesse minek on nagu sukk ja saabas, need käivad väga sageli koos. Ja kui nüüd ülespoole tagasisidest rääkida, siis ma arvan, et tihti peale me võime justkui tunda, et kaalul on nagu rohkem kui elu. Kaalul on rohkem kui elu, kuidas see vana film oli. Sest et see võib igal juhul ju juhtuda sellega, et suhted lähevad sassi, mis iganes, võib-olla minu karjääri ja edenemisvõimalus saab kuidagi pidurit, eks ole, mis iganes. Ja üks huvitav asi, millele Meelis siin veel vihjab, on tegelikult see, et ta ütleb, et tema enesekindlus on löönud kõikuma. Ma kujutan ette, et ta ju räägib meile seda ka, et ta on uus selles rollis, et ta pingutab, et ta teeb oma parima ja nüüd, kui seal tulevad sellised asjad, see enesekindlus lööb kõikuma, siis tegelikult juht peaks just nimelt tegema seda, et Meelise enesekindlus kasvab, sest mida kiiremini ta enesekindlus kasvab, seda paremat tulemust hakkab andma. No vot sellised mõtted. Ja minu meelest on see üliäge, et hoolimata sellest, nagu sa ütlesid, et tagasiside andmine juhile on väga keerukas ja tihti lugu ei ole sellel väga häid tulemusi. Meelis on siiski otsustanud minna juhile tagasisidet andma. Ja, et on selle otsuse juba teinud. Just. Okei, aga oletame, et ta ei ole otsust teinud. Mida sa arvad, Aili, mida me tavaliselt selles olukorras teeme, kui miski meie juhi käitumises häirib? No ma arvan, et kõige tavalisem on vast see, et ma ei tee mitte midagi, et ma vaikselt kannatan lihtsalt. Et ma lihtsalt mõtlen, ja loodan, et äkki läheb mööda, äkki ta järgmine kord saab ise aru ja käitub ise kuidagi nagu mõistlikumalt ja ei ütle midagi. Või siis ma arvan, et veel siuke tavaline variant on see, et ma mitte ei lähe ütlema seda juhile, vaid lähen ja ventileerin mõnele kolleegile, kodustele, et lihtsalt saada nagu mure enda seest välja, aga tegelikult ei adresseeri siis seda õigele inimesele ehk et siis juhile. Ehk siis tegelikult hakkan nagu, kuidas siis öelda, nagu kurtma. No just, sest tegelikult on ju raske see. Olukord on raske, vajab lahendust. Ja see on ju ka hästi loomulik, et ma siiski leian kellegi, kellel on kurdan. Suitsunurkasid enam ei ole, aga midagi taolist. Ja, tundub nii, kohvinurgad on siis olemas, eks ju. Okei. Nii,
aga okei, oletame nüüd nii, et võtamegi selle, nagu sa ütlesid, et üks võimalus on see, et ma ei räägi. Ma ei räägi mitte kellelegi, kannatan ära, hoian enda sees, ei pane tähele, mõtlen nagu olematuks. Mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, kui ma ei räägi? Ma arvan, et see kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et ma hakkan välja mõtlema lugusid lisaks veel nendele tekkinud olukordadele. Et ma justkui nagu oma peas hakkan tõlgendama juhi käitumist võib-olla veelgi hullemana ja see lugu kuidagi kasvab ja kuhjub minu sees, see pinge minu sees kasvab. Frustratsioon kasvab ja kui ma ei julge seda aga minna siis nagu kuidagi adresseerima, tagasisidestama juhile, siis see võib isegi kõige hullemal juhul päädida sellega, et ma lihtsalt lahkun töö juurest, sest mulle tundub, et minu juht ei mõista mind, võib-olla isegi kiusab. Lähen töölt ära. Jah, et ma lähen töölt ära. See emotsioon hakkab kerima, eks ole. Ma arvan, et see on väga loogiline. Okei, aga lähme nüüd siis selle juurde, et Meelis on otsustanud, ta läheb. Vaatame, mis siis on kõige hullem, mis saab juhtuda, et kui ta nüüd lähebki seda tagasisidet andma. Just, tahad sa seda avada, et mis siis juhtub, kui ta nüüd läheb ikkagi tagasisidet andma? No ma arvan, et ikkagi see, mis võib juhtuda, on see, et juht läheb kaitsesse ja see tähendab seda, et ta ei olegi avatud ja ta ei ütlegi, et ohoo, siuke asi, räägime sellest, eks ole, vaid ta võib isegi solvuda, ta võib võtta seda isiklikult, eks ole, suhe võib katki minna, mis iganes ja tõenäoliselt me tegelikult lapsest saadik oleme kogenud seda, et tegelikult ülespoole tagasisidet anda näiteks õpetajale või treenerile või vanematele näiteks. Või vanematele, see võib olla ohtlik, eks ole. Päris ohtlik on ju. Ja, et me nagu pigem mõtleme, et saaks õpetaja käest selle hea hinde, aga me ei lähe talle ütlema, et kuule, armas kallis õpetaja, et teeme me põnevamalt seda tundi, eks ole. Ja ma olen isegi märganud, isegi üliõpilased ei julge õppejõududele minna, sest et parem oleks ikkagi, kui ma saaks kuidagi kergemalt läbi, eks ole, ja ei tea, mis siis juhtub, eks ole. Ja muidugi, kui nüüd juhtub see, et teine osapool läheb kaitsesse, eks ole, siis arengut või muutust ei toimu. Ja ma arvan, et väga sageli võib see juhtuda nii, et nüüd see tagasiside andja siis enam edaspidi, ta teeb mingisuguse sisemise mitteteadliku otsuse ja edaspidi ta pigem mõtleb, et pole vaja, mis ma ikka räägin, niikuinii midagi ei juhtu, on ju, ja pigem hakkab vaikima. Oota, aga Ruti, millest siis ikkagi see erinevus seisneb nagu siis allapoole või ülespoole või kolleegile tagasiside andmises, et kui ma nüüd ikkagi lähen juhile andma, et toimuvad nagu samad mehhanismid justkui kui nagu tagasisidet üldiselt andma minnes? Ma arvan, et ülespoole tagasisidet anda on ikkagi väga palju nii-öelda, meie aju ikkagi registreerib seda kui ohuolukorda. Sest ma tegelikult ei taha suhet rikkuda, kuigi see on kõigiga ka allapoole ja ka nagu kolleegiga, eks ole. Aga minu karjäärivõimalused, minu edenemine, mis ta minust arvab, eks ole, äkki ta arvab, et ma olen viriseja või mis iganes, kas see asi üldse on nii hull on ja kas on vaja rääkida. Ehk siis tegelikult ma arvan, et võib-olla me tegelikult isegi ei anna endale aru, kui sageli me tegelikult jätame ütlemata mõned asjad, mis on suunatud ülespoole või siis lähme seda ütlema ja näiteks oleme süüdistavad, oleme etteheitvad ja see lõpebki kehvasti. Tead, mis ma veel praegu mõtlesin, et kas võib olla ka niimoodi, et kuna juhid on treeninud ennast, et ma õpin tagasisidet andma ja kui ma ei ole täna juht ja ma pean minema juhile ülespoole tagasisidet andma, siis mul tegelikult ma ei ole saanud harjutada nagu seda oskust ja seepärast on see ka võib-olla veel natuke keerulisem. Kuidas sulle tundub? Jaa, loomulikult. Kindlasti on see seotud meie baasilise enesehinnanguga ja enesekindlusega. Et kui ma olen baasiliselt nagu stabiilsem, enesekindlam, siis suurema tõenäosusega ma saan sellega hakkama. Nooremad põlvkonnad saavad sellega paremini hakkama kui vanemad inimesed, sest et need, kes tulevad nõukaajast, on tegelikult kogenud igat moodi, et võimule tagasisidet andmine, palun ära tee seda. Ära räägi seda, mida sa tegelikult mõtled, ole vait, istu kodus diivani all kusagil peidus, eks ole. Aga noored ei ole seda kogenud, eks ole, ja see on igati tegelikult positiivne. Ja ma
tegelikult arvangi, et väga sageli see, et ma ülespoole ei anna tagasisidet, see ei jää isegi mitte niivõrd oskuse taha, vaid selle taga, et mul pole seda sisemist baasilist enesekindlust, ja seda julgust nagu minna, Jah, nagu seda tagasisidet andma. ja seda teadmist ka tegelikult, et see ongi loomulik, et ma iseenda eest seisan, sest kes teine siis minu eest seisab, on ju, ema või aga kui ma täiskasvanud olen, siis ema ei seisa, ma pean pigem ema eest seisma, eks ole. Kes teine saab minu vajaduste eest seista, kui ma ise ei tee, eks see on isegi mitte nii, et ma võin seda teha, vaid ma isegi tegelikult nagu peaksin seda tegema. Just, ma olen nõus. Jah. Aga kuidas siis ikkagi toimetada, kui nüüd Meelis on, eks ole, otsustanud tagasisidet minna andma, et kuidas ta siis võiks seda andma minna, mis nõu sa talle annad? Tead sa, mis, kohe lähme selle juurde, aga mul tuli enne veel üks asi praegu pähe, miks me tegelikult seda tagasisidet ülespoole ei anna, et see, mis meil ühiskonnas on viimasel ajal hästi palju olnud jutuks, on see tühistamise kultuur. Eks ole, et mida me tegelikult kardame, kui me lähme ülespoole tagasisidet andma, me kardame väljaarvamist, väljajätmist, tühistamist, et keegi, kes on kõrgemal, temal on võimu selle jaoks, eks ole. Ja see on juba meie jaoks selline evolutsiooniline oht, et kui meid nagu hõimust välja visati, siis oli surm, eks ole, see on salvestunud kuhugi meile, meie isadest saadik ja see on ka see, et seda tühistamist me ikkagi tegelikult väga kardame ja kui me näeme nagu ühiskonnas, kui kedagi tühistatakse, tema saavutusi nagu nullitakse, siis see on valus. Jah, et see on nagu see kuuluvusvajadus, on ju, et ma tahan kuuluda siia gruppi, siis ma igaks juhuks ei sea ohtu seda, et kui ma nüüd annan ülespoole tagasi, et äkki mind siis visatakse grupist välja, on ju. Just, ja see kuulub 1-3 baasilise vajaduse hulka. Absoluutselt, kuuluvusvajadus on väga oluline vajadus. Jah, jah. Okei, aga nüüd sa ütlesid, et lähme vaatame, kuidas seda teha, eks? Just. Okei, et siis alati, kui me õpime mingit oskust, eks ole, siis seal on 2 poolt ja nüüd ma kasutan ingliskeelseid sõnu, ma arvan, et kuulaja annab andeks. Need sõnad lihtsalt nii head selle koha peal, et seal on oluliselt siis 2 asja. Üks on see, et mul oleks mingi toolset, ehk siis tegelikult mul on mingid tehnikad ja ma tean, kuidas seda teha. Ja teine on siis see, et mul oleks õige mindset. Ehk siis see, kuidas ma seda teen, eks ole, milline mu hääletoon, keha hoiak, mis iganes, milline ma ise olen, et see oleks ka õige, et need ei oleks omavahel vastuolus. Ja muidugi see on mu lemmikküsimus. Ma küsin koolitustel alt, et kui need on vastuolus, siis kumb võidab, kas toolset või mindset? Mul on küll siuke tunne, et see on ikka vist mindset. See on mindset, jah, mul võivad olla ükskõik õiged sõnad, aga kui see toon ja hääle kõla ja see viis, kuidas ma seda ütlen vale, siis see võidab alati. Ja, väga nõus. Mul tuleb kohe nii mitu näidet meelde, aga võib-olla ma pärast jagan. Ja aga nüüd, kui me vaatame siis tagasiside andmise seda toolseti, eks ole, seda tehnikat, siis kasutatakse erinevaid nimetusi, aga üks väga laialt levinud siis tööriist on 3-osaline tagasiside sõnum, mõnikord öeldakse selle kohta ka 3-osaline kehtestav sõnum. Ja seal on siis 3 osa, nüüd sa ei pea kõiki 3 osa kasutama, sa võid kasutada ka 1 või 2, sa võid need järjekorras ümber ringi keerata, aga no vaatame. Esimene on siis see, et kirjelda hästi objektiivselt, faktiliselt, hinnangu vabalt seda, mis sind häirib. Ja kui sa oleksid Meelis, mis sa teeksid? No just, ma just tahtsin öelda, et äkki nüüd paneme siis kohe selle mingisuguse näitesse. Et kui ma nüüd meenutan seda Meelise lugu, siis ma võiksin öelda oma juhile näiteks, et sa oled mulle viimase 2 nädala jooksul tagasisidet andnud meie Teamsi vestluses. Näiteks eile, kui tegin ettepaneku lükata toote lansseerimist edasi 2 nädalat, ütlesid sa mulle, et ma ei näe suurt pilti. Kas see kõlab sulle kui et hinnanguvaba selline olukorra kirjeldus? Ja ma arvan, siin võib norida, eks ole, aga põhimõtteliselt see on hea ja nüüd siis sõltub sellest sinu hääle toonist, eks ole, aga sa tood ka näite, eks ole, et kui ma tegin ettepaneku lükata edasi 2 nädalat, siis sa ütlesid, et ma ei näe suurt pilti. Just. Nii, et see on siis esimene osa. Ma võimalikult ilma hinnanguteta kirjeldaksin. Mulle proovi seda öelda hinnangutega. Ütle hästi hinnanguliselt. Sa oled mulle viimase 2 nädala jooksul andnud nii mitu korda tagasisidet Teamsis, et ma justkui ei näe suurt pilti. Et no,
ja mind tõsiselt häirib see, mul juba tahab nagu edasi tulla ja vaata, need sa automaatselt muutsid oma hääletooni ära Ja, on ju. praegu, eks ole. et nii kohe tuleb mingi nõudlikkus, mingi süüdistus, on ju. Ja, eks ole. Ja isegi, kui sa jätad sõnad peaaegu täpselt samaks, on võimalik sellega täiesti totaalselt ära. Sest see sisemine nii-öelda see mingisugune, ikkagi see, et ta on mulle liiga teinud, nagu see mingisugune mingi ärapanemise mingisugune siuke asi tekkis kohe minu sisse. Ei, rünnak. ja, täpselt. Ja nüüd juht tajub rünnakut. Okei, aga see esimene on siis nii, siis teine on see, et kui mind miski häirib siis teise inimese käitumises, siis ma peaksin ütlema, kuidas see mulle mõjub. Nii. No siin on ka kindlasti palju variante, aga no mis sa arvad, mis siin võiks olla? No kui ma jälle püüan siis niimoodi ilusasti sõnastada, siis see võib-olla võiks kõlada niimoodi, et ma tajusin, et sa sead mu ettepaneku kahtluse alla ja see tegelikult oli löök minu enesehinnangule ja ma täitsa võtsin paar nädalat, et sellest toibuda. Ja no kolmas osa, siin on ka mitu varianti, aga ütleme, et siin võiks olla siis see, et ma peegeldan, kuidas ma selle juures ennast tundsin, minu enesetunne. Noh, jah, et siin saaks siis öelda seda, et tundsin ennast päris kehvasti, sest selles vestluses olid ka tegelikult teised inimesed, et see ei olnud nagu üks-ühele toimunud tagasiside andmine, eks ju. Okei, et selline siis oleks 3 osa, kõigepealt hinnanguvabalt, siis kirjeldan, siis mõju ja siis kuidas see mulle mõjus. Need võib segi pöörata, nendest võib mõned osad ära jätta. No ja seda kõike saab öelda 10 erineval viisil. Absoluutselt, jah. Ma võib-olla võin pakkuda veel ühe mingisuguse variandi siin, on ju, et näiteks see sama asi võiks kõlada ka kuidagi sellisena, et teada, et viimaste nädalate jooksul ma olen muutunud väga ebakindlaks meie Teamsi vestluses, oled sa minu ettepanekuid küsimärgi alla seadnud ja öelnud, et minu ettepanekud kuidagi ei sobi. Ja viimasel korral sa isegi ütlesid, et ma ei näe suurt pilti, et ma tunnen ennast üsna kehvasti teades, et tegelikult teised ka kuulevad seda kõike. Jah, väga hea. Ja nii, et see oli nüüd tegelikult siis okei variant, aga kui nüüd kasutada neid ja panna sinna juurde mingi hääletoon või minna hinnanguliseks, siis võib juhtuda tegelikult, et juht läheb kaitsesse, eks ole. Ja mis siis küll teha? Ja tegelikult võiks arvestada tegelikult ka sellega, et kui ma ütlen igati korrektse selle oma sõnumi, ka siis võib tegelikult teine osapool minna kaitse, sest ta võib ikkagi tajuda kuidagi moodi, et ma sõidan talle sisse. Ja seal võivad olla mingid varasemad olukorrad või mis iganes võib seda teist inimest ka trigerdada. Ja, aga teeks äkki mingisuguse näite läbi veel, on ju, et proovime nagu sellise rollimänguna teda teha. Teeme näite. Nii. Teeme nii, sina olen minu juht, mina olen Meelis. Okei, teeme nii. Et Meelis, et viimased 2 nädalat on minu jaoks olnud rasked, et meie Teamsi vestlustes sa oled minu ettepanekud seadnud küsimärgi alla ja näiteks viimasel korral sa ütlesid, et ma ei näe suurt pilti. Ja see muudab mind ebakindlaks, ma tõesti tajun, et see vähendab mu autoriteeti. Praegu selle peale ma ei läinud kaitsesse. Okei, nii et sa ei saanud kaitsesse minna. Okei, ma proovin siis nüüd olla natukene ründavam. Proovi. Ma tahaksin rääkida, sest viimasest paarist nädalast ma olen uus, eks ole, ja niipea, kui ma olen midagi öelnud seal Teamsi vestluses, sa oled nagu kohe andnud mõista, et ma ei tea neid asju, et ma ei jaga, et ma ei taju suurt pilti ja ma tunnen ennast väga halvasti. Mis mõttes, et mis ma siis sulle öelnud olen, et ma ju kohtan sind täpselt samamoodi nagu kõiki teisi. Kõigile ütlen sama otse, see ongi minu viis olla. Me ei ole siin nagu, et nunnutada, me teeme siin tööd. Tuut, stop. Nii. Kohe läksin kaitsesse. Mis toimus ja mis sinuga juhtus? No kuna su hääletoon muutus kuidagi selliseks ründavaks, et siis ma tundsin kohe, et ma nagu vastu asun kaitsesse ja ründan kuidagi vastu, et ei olnud üldse mingit seda tunnetki, et ma tahaks sinuga dialoogi tulla, vaid asusin kaitsele. Ja ma muutsin ära hääletooni, ma tegelikult muutsin ka sõnumit, ma ütlesin, et sa kogu aeg midagi taolist, eks ole, pani sinna hinnangut ka juurde. Nii et sa tundsid, et sa läksid kaitsesse, jah? Täiesti. Okei. No mis see kaitses olev juht veel võib mõelda? No ikka mõtleb seda, et ta on ise nagu süüdi ja et ise ongi liiga tundlik, Liiga tundlik tüüp. Liiga tundlik tüüp, et teeb tühjast kära ja mina olen tegelikult täitsa normaalne. Ja et tundlik tüüp, mis ma pean teda siis nüüd alustassi peal tassima? No täpselt.
Okei. mõtlen peas siin, et on ikka lumeelbeke küll, et jah, no nii nagu vastu, ütleme nii. Ja nüüd see selline, no need kaitsesse minekul on 10 variante, eks ole, aga see on kaitse ja kaitse on nüüd nagu me tõstame nagu justkui kilbi oma näo ette ja mis juhtub, on see, et sellelt kaitselt põrkub kogu tagasiside tagasi, kogu see sõnum põrkub tagasi ja tegelikult juht hakkab nüüd kaitsma oma enesehinnangut, sest kui ta võtaks tagasiside vastu, siis ta peaks tunnistama, et ta saab midagi teha paremini, eks ole. Nüüd palju lihtsam on seda mitte teha ja kaitsesse mineku ainus eesmärk on võimalikult kiiresti välja tagurdada sellest olukorrast. Ehk siis no, meil on juht ristteel, ma tagurdan välja ja ütlen, ma pole siin olnud, ma ei tea mitte midagi, eks ole, mis asja sina ise muutu, mina ei pea midagi tegema. Ma muidugi ei ütle seda, aga see on mu hoiakus igal pool seest. Ja nüüd õppimine ja kasvamine ja muutus tegelikult on välistatud. Nii et kui ma tagasiside andjana nagu niisugesse olukorda satun, siis ma olen praegusel hetkel tupikus, eks ole. Jaa, aga ikka see tundub niisugune peen kunst mulle, et no kuidas ma siis nüüd pean sättima oma hääletooni, sõnumit. Jumal küll, ma pean nagu nii palju tööd tegema enne, kui ma saan minna siis juhile tagasisidet andma. Loomulikult see on peen kunst sellepärast, et kui keegi mulle annab tagasisidet, siis ma ise ju reageerin täpselt samamoodi. Ja kui sul hea kuulaja on kodus teismelised, siis sa näed 10 kordi, kuidas nad täpselt samamoodi reageerivad. Kui sa neid manitsed, ma ei tea, õigel ajal koju tulema või rohkem õppima või sportitrennist mitte ära tulema, eks ole, siis nad lähevad samamoodi kaitsesse. Nii et see ongi elu, sellepärast ongi elu huvitav ja keeruline. Ja noh, enamasti meil ei ole aega, me ju enamasti reageerime juba antud olukorras kohe, aga nagu siin mulle tundub, et just nimelt see, et ma lähen ülesse poole tagasisidet andma, mul on aega see tegelikult läbi mõelda. Et see on nagu see võti, et ma ei lähe nagu pliuh-plauh, eks ole, ma ei ütle nagu talle kohe peale seda vestlust, eks ole, kuigi ka nii võib ju juhtuda, et nii kohe, kui see mingisugune Teamsi vestlus seal on, ma lähen kohe juhi kabinetist sisse, ütlen, et panen käed puusa, ütlen, et mis toimub. Mis olgu, ma olen ametiühingusse, eks ole, ma kaeban Euroopa kohtusse. Töökius. Ja, aga üldiselt see, et nüüd nagu sa näitasid seda, kuidas see kaitsesse minek võib välja näha, eks ole, siis ma tegelikult sellel hetkel ei registreeri, ma ei mõtle nii, et ta läks kaitsesse, vaid ma tegelikult tajun, et see kaitse tõusis ülesse ja tavaliselt, mis järelduse me teeme, pole mul vaja edaspidi midagi öelda. Ja edaspidi automaatselt, ma isegi ei ole teadlik, ma hakkan vältima neid olukordi ja ma pigem ei ütle ja see ei ole lahendus. Jaa. No vot, aga kuidas siis edasi, et mida siis teha, et sellest kaitsest siis ikkagi edaspidi mööda saada ja mis me siit siis ikkagi, mis nõu me saame siit anda? Ja, ma arvan, et üks asi, mida kindlasti võiks teada, on see, et juht läheb kaitsesse, et ka mina lähen kaitsesse ja et see on mitteteadlik. Ehk ta ei tee seda nimelt, ta ei mõtle, et ma nüüd nimelt ütlen talle seda, et umbes ma pean siin taldriku peal tassima siin, eks ole, vaid see lihtsalt on niisugune automaatrežiim, automaatpiloot läheb peale. Just. Ja mulle veel tundub, et mida jällegi me peame kordama, me vist juba ühes varasemas podcastis ka seda oleme öelnud, aga ikkagi see läbimõtlemine on selle asja võti, et sa kuidagi töötad selle asja enda jaoks läbi, mõtled, et mis on see sõnum, mida sa ikkagi öelda tahad täpselt ja millal sa räägid, valid ka aja ja koha, eks ju, et sa ei läheks rääkima kohe peale seda olukorda ja panna käsi puusa, vaid sa oled ise läbi seedinud, oled valinud ka hetke, kus juhil on aega rääkida, nii et see algus on oluline, et saada juhtdialoogi. Okei, nii et siis kui hästi lühidalt nüüd ütled, mida teha, et saada kaitsetest mööda, et kaitsed ei läheks nii tugevalt üles või läheks üldse üles? Mõtle läbi sõnumi algus. Mõtle läbi, kuidas sa seda ütled, eks Just. ole. Nii, veel. Siis jälgi seda, et milline on see sinu enda mindset. Kas sa oled süüdistavas kuidagi tonaalsuses või sa suudad nagu sellise headlahtliku uudisimuga minna juhiga rääkima nii, et sa väljendad iseennast ja jääd siis uudisimulikuks ka tema vaadete suhtes. Ja ei süüdista, sest niipea kui süüdistad, lähed sa võitlusesse. Just. Ja sa kaotad, sest tema on tugevam, tal on võim. Kahjuks küll. Okei, et siis algused, elagu algused.
okei, aga nende algustega seoses tuleb mul meelde üks, et ma käisin ükskord, ütleme siis äkki mingi 4 aastat tagasi Tartu Ülikool tegi ühe sellise konverentsi, mille pealkiri oli Sõna jõud ja seal siis oli selline paneel ja seal paneelis oli siis selline folklorist ja pärimusuurija nagu Reet Hiiemäe. Nii, ja tema käest küsiti siuke väga huvitav küsimus, mina olin ka seal paneelis, eks ole, et ta oli siis pärimuse uurija, et mida võiks kasutada maagilise sõnana, kui inimene läheb keerulisele vestlusele. Nii. Ja siis Reet tõi siis näite siis rahva pärimusest, et kui sa lähed võimupositsioonilt tugevama juurde, siis seal on olulised rituaalsed käitumised ja ta tõi näite, näiteks et talupoeg läks näiteks mõisniku juurde või läks kohtusse, eks ole, me teame ju Vargamäel, nad ju seal muudkui käisid kohtus, eks ole, niiviisi, et siis need rituaalsed käitumised, näiteks astu sisse parema jalaga. Nii, muideks järgmine, vaata lakke, sest kui sa vaatad lakke, siis sa oled temast kõrgemal või vähemalt sama kõrge. No vaata, kohtus vist nad asuvad ka nagu kõrgema nagu selle nagu kõrgenduse peale, eks ole. Nii, vaata lakke, on ju. Nii, ja siis samal ajal korda mõttes mõnda loitsu, kogu aeg korda juba kodus ja korda ukse taga mõnda loitsu. Reet Hiiemäe ütles, et see on siis enese programmeerimine nii teo kui ka sõna tasandil ja selline, et no nüüd siin ei saa midagi muud, kui siin saab hästi minna ainult. Ja loits, mida ta soovitas, mida tema siis oli kogenud, ilmselt neid oli palju, aga ta ütles, sina oled pehme kui talle saba. Ehk siis sa kujustad endale, et ta on ilma võimuta ja ta on ilma kurjuseta. Et me oleme lihtsalt nagu 2 inimest ilma võimuta ja ilma kurjuseta, eks ole. Sina oled pehme kui talle saba. See kohe toob mingisuguse lõdvestuse kohe nagu tervesse kehasse. Ja siis selle baasilt siis nagu minna nüüd tagasi seda andma, et ma olen nüüd kõik need oma selle süüdistuse ja kogu selle saan siis selle loitsuga siis maha, ma saan aru või? Jah, et ma panen selle frustratsiooni kõrvale, eks ole. No võt, juhtimise kontekstis või kuidagi töö kontekstis, muidugi ma arvan, see on väga hea lause, mida endale meelde jätta, eks ju. Sina oled pehme. Nii, aga mida siis tänapäeval võiks kujustada ja loitsida? No ma mõtlen, et kui ma juba suudan nagu mõelda, et minu vastas on nagu maailma kõige koostööaltim inimene, kes on nagu alati valmis tagasisidet vastu võtma, siis ma võiksin ka juba minna nagu täiesti hea tundega seda tagasisidet andma. Ja muideks see ei ole meie tänane teema, eks ole, aga mõttejõud pidi ka väga täiesti reaalne jõud olema. No päris kindlasti. Okei. Nii, et ja teeme nüüd ühe näidisdialoogi, teeme siis jälle samamoodi, et mina olen Meelis, mina tulen sulle tagasisidet andma ja ma proovin olla ikkagi võimalikult nii-öelda anda seda tagasisid õieti, see tähendab mitte teha vigu, saab siis vaata, kas sa lähed kaitsesse või ei lähe, eks ole, proovin natuke edasi teha ja pärast siis sa ütled, kas sa läksid kaitsesse või läinud. Et nii, et kui sa viimase 2 nädala jooksul meie Teamsi vestlustes sa oled, ma kuidagi tajun, et sa sead kõik iga minu ettepaneku kahtluse alla ja viimane kord sa ütlesid, et ma ei näe suurt pilti. Ja kuna seal on teised inimesed ka, siis ma tajun, kuidas mu ebakindlus suureneb järjest ja see paneb minu nagu autoriteedi küsimärgi alla. Ma pean tunnistama, et ma olen väga üllatunud seda kuuldes, et ma ise arvan, et ma kohtlen sind nagu kõigiga samamoodi, mitte kuidagi karmimalt, et ma ei tea, mul ei ole küll kuidagi halvad kavatsused sinu suhtes. Ma tegelikult hästi mõtlesin läbi enne, kui ma täna siia tulin, ma püüan olla praegu hästi avatud ja nagu tegelikult rääkida sellest, mida ma tunnen, kuidas ma selles oma rollis ennast tunnen, lihtsalt selgitada sulle seda. Ja tegelikult, kui see juhtub, et mu see enesekindlus läheb kõikuma, siis mul läheb päris kaua aega enne, kui ma suudan taastada oma enesekindluse. Jaa, no see kindlasti ei ole asi, mida ma sooviksin. Et räägime siis lähemalt sellest, et ma päriselt ei taha sulle tekitada seda tunnet, et su enesekindlus võiks kuidagi allapoole minna. No mul on mõned mõtted ka, aga me võiksime arutada, mis sulle sobib. Et näiteks mul oleks väga palju turvalisem, kui me räägime 4 silma all mõnda asja. Aha, nii et siis tegelik mure on selles, et ma olen sulle öelnud neid asju aga teeme nüüd Teamsi vestluses.
Tut. Nii, kuidas see oli? Mis sulga juhtus? Alguses see tuli mulle nagu ootamatult, on ju, see tuli mulle üllatusena, et üldse sul on mingi mure, eks ole, et ma ei läinud võib-olla päris kaitsesse, aga ma olin veel nagu kerges sükses vastupanus, et ma ikka nagu ei saa veel päriselt nagu aru või ei taha veel nagu omaks võtta seda, et nüüd ma olen ikkagi midagi nagu valesti teinud, on ju. Aga siis, kui sa hakkasid rääkima, et oma tunnetest ja sellest, et su enesekindlus ikkagi on nagu löögi saanud, siis mul nagu tekkis nagu rohkem seda kuidagi sellist nagu soovi enda käitumist ka kuidagi muuta. Või dialoogi tulla, eks ole? Ja see, et siis mulle vist jõudis see nagu päriselt kohale, kui sa ütlesid, et me võiksime üks-ühele sellest rääkida, siis ma sain aru, et ahaa, et jumal küll, et ma olen teinud seda nagu seal Teamsi vestluses, et see on ju täitsa rumal minust. Et siis nagu kuidagi koitis mulle nagu selgelt see probleem. Ja see siin ilmselt mängib suurt rolli, et ma olen ju uus. Eks ole, ma tahan õudselt õnnestuda. Just. Ja, aga enne lõppu veel ma räägin ühe sellise toreda loo, et juhtus umbes 10 aastat tagasi, ma olin ühel koolitusel ja seal oli koolitajate koolitus ja keegi koolitaja oli Austraaliast ja oli ette nähtud ja osalejad oli võib-olla 20, 25, et on tõlk ja nüüd selgus tõlk jäi haigeks. Nii, ja selle samal hommikul siis korraldajad pidid ümber organiseerima ja nad leidsid kusagilt tagataskust mingisuguse inimese, kes oskas hästi keelt, aga ta ei olnud siis tõlk, eks. Ja nüüd siis koolitus algab pihta ja loomulikult seal istuvad siis nagu üks tähtsam kui teine, kõik koolitajad, kes ilmselt enamik neist oskab keelt, eks ole. Ja nüüd see tõlk ütles siis alustuseks niiviisi, et mina ei ole elukutseline tõlk ja mina tagasisidet ei talu, ma palun mulle mitte tagasisidet anda. Ja mina istun seal, mul kogub suu lahti ja mõtlen, vau, kui äge. Et kuidas ta tegelikult andis teada oma vajadustest, oma soovidest ja loomulikult oleks seal olnud ilmselt väga palju, kes oleks parandanud, et ei, see ei olnud päris täpne, eks ole, siin on eriala sõnavara ja mis iganes, eks ole. Ma arvan, et suure tõenäosusega sai ta sealt nagu väga positiivselt tagasi, et nii ägedalt nagu tõlkisid tegelikult ja et äge, et sellise väljakutse vastu võtsid. Väga vahva, aga ongi vist aeg hakata kokkuvõtet vaikselt tegema, et mis me siis kokkuvõttena saame siit öelda? Kõigepealt ütleks, et see ülespoole tagasiside andmine on see, mida võiks teha palju rohkem, see on ikkagi julguse ja vapruse asi ja Meelisele me hoiame siis pöialt. Absoluutselt. Ja kordame veel kord, et see ettevalmistus, see võiks tagada sulle siiski edu. Ja siis, aga Talle Saba ka? Talle Saba ka, jah. Et see, kui sa kujustad endale ette, et minu vastas on maailma kõige koostööaltim inimene, siis äkki su hääletoon ja mindset, mis ma arvan, et siit tänasest võiks nagu hästi kaasa võtta, et see on üliolulise tähtsusega, et see on... Sina oled pehme kui Talle Saba. Ja sellega me täna lõpetamegi. Aga aitäh, et kuulasid ja kui sul on mõni lugu, mida sa tahaksid, et meie siin koos Rutiga ette võtaksime, siis saada see meile Gmailile juhtristeel@gmail.com. Kohtumiseni. Kohtumiseni. Oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juht, kui soovid, et sinu juhtum ristteele asetatakse ja talle õige suund leitakse, saada oma loo kirjeldus e-mailile juhtristeel@gmail.com. Ruti ja Aili muudavad loo anonüümseks ja kajastavad juhuvaliku alusel. Ruti ja Aili ei vastuta selle eest, et pakutud lahendusvariandid sinu tingimustes kindlasti sama tulemuse annavad. Juht ristteel.